mõtled müüa, aga ei tea, mida osta. Täna räägime, mida teha, kui sa oled mõelnud enda kodu müüa, et tänasel pöörasel turul parim hind kätte saada, aga sa ei leia, mida endale asemele osta, sest head pakkumised liiguvad nii kiiresti. Esimene soovitus. Lisaks portaalidele vaata ka arendajate kodulehti. Kui sa oled endale vaatamas korterit, siis paljudel arendajatel praegu uusi projekte on peale tulemas. Nii et tasub siin peal hoida. Arendajate kodulehtedel valmivatest majadest saab infot tavaliselt enne, kui need korterid portaalidesse müüki pannakse. Nii et võtke arendajaga ühendust, küsige korterite plaane, uurige valmimisaegade kohta. Kui sobib variant leidub, siis saad otsustada, kas praegusel kuumal turul panna enda korter müüki, siis leida mingi vahepealne pind endale võib-olla minna osta või panna müüki, valida, leida see ostja, kes on valmis ootama, et siis endale sobib variant osta. Ka üksikelamute selliste kruntide arendajatel on kodulehtedel erinevate majade diile, mida sa saad siis sobivale krundile lasta ehitada. Tasub samamoodi vaadata, kui sa oled endale sobiva maja välja valinud, saad jällegi otsustada, võib-olla enda praegune kodu panna müüki, kas siis broneerida, selle sama broneeringu eest minna, osta maja, panna see ehitusse ja siis juba uude kodusse edasi. Mina olen Jorma, ruutmeetrit kinnisvarast. Kui sa mõtled, kuidas tänast aktiivset turgu ära kasutada, aga sul on vaja joonistada ka skeem, kuidas paralleelselt uus osta, siis võid märku anda või küsimuste korral kirjutada. Näeme jälle. Tšau!